Tere kõigile, TV3 uudised otse Lätist. Mina olen Mark Anatoli Ein. Praegu me oleme teiega koos Jurmalas, kus täna õhtul toimub Baltic Awards gala õhtu. Nagu alati räägime staaridega, külalistega ja naudime hetki. Auhinna eesmärk on tuua Eesti, Läti ja Leedu parimad tegijad ühele rahvusvahelisele lavale ning näidata, et Baltikumist pärit saavutused on olulised kogu Euroopas ja maailmas. Baltic Awardsi algatas ooperilaulijanna Inese Galante fond koostöös Eesti, Läti ja Leedu teadus-, kultuuri- ja erialaorganisatsioonidega. We try to explain to the world what about not only about Latvia, but about also Lithuania, Estonia, 3 Baltic countries, and how talented our peoples are in arts, architecture, music, and science. So we have to learn much more than we know. We are trying to do it our best. And what is the main message of Baltic Awards? The main message to be close all European countries and to show our talents and our stars in the world. To be close to each other. That's it. And to show how talented are our nations. 2026. aastal tunnustati Eestit teaduse, Lätit arhitektuuri ning Leedut kunsti ja muusika eest. Eesti teaduse auhinna sai Tartu Ülikooli professor Maris Laan, kes on inimgeneetika professor ja Eesti Teaduste Akadeemia liige. Tema teadustöö keskmes on inimgeneetika ja reproduktiivmeditsiin. Korraldajate eesmärk on kujundada sellest platvorm, mis ühendab 3 Balti riigi teadlasi, kunstnikke, muusikuid ja arhitekte ning annab nende tööle rahvusvahelise nähtavuse. Suursugusel gaalaõhtul olid kohal ka mitmed Eesti avaliku elu tegelased. Atmosfäär on imeline, õhtu on kaunis. Jurmalas praegu need Baltikumi auhinnad, kus tuuakse esile silmapaistvad inimesed nii Eestist, nii Lätist kui ka Leedust, nii teaduse kui ka kunsti valdkonnas. Aga sinu jaoks, miks see Gala Galante ja üldse Baltic Awards on nii populaarne? Sest see on nii tore, et Eesti, Läti, Leedu just nüüd peale taasiseseisvumist, eks ju oli just Tallinnas, me tähistame koos nii Eesti kui Läti kui Leedu silmapaistvad inimesi ja eriti tore, et ikkagi Eesti teadlane Maris Laan, Tartu Ülikooli õppejõud, võitis teaduse valdkonnas oma geneetika uurimistööga. Jurmala roll on selles suuremas projektis eelkõige kultuurilinna ja rahvusvahelise kohtumispaigana. Korraldajad soovivad Baltic Awardsi kaudu näidata Baltikumi kui ühtset ja tugevat Euroopa kultuuriruumi. Gala õhtul astusid koos Inese Galantega lavale nii Balti riikide kui ka rahvusvaheliselt tuntud muusikud. Eesti muusikutest hoidis meie lippu Jurmalas kõrgel võimsa häälega sopran Elina Netšajeva. Kes astus ka õhtujuhi rolli. Kolleeg Mark Anatoli Ein püüdis ta enne suurejoonelise gala algust kinni. No nii tore siin näha, me oleme laval ja mul see tunne, et ma olen superstar täna siin Jurmalas. Milline õhkkond ja atmosfäär? Fantastiline, tuuline, kõik on väga-väga elevil. No sa kindlasti tead, mis meid täna ootab. Tean loomulikult, kuna täna ei ole ma ainult laulja, vaid olen ka õhtujuht. Tuleb fantastilisi etteasteid, pärleid ooperist ja klassikalisest muusikast, Itaaliast tenor Giorgio Berucci, Popovs otse Ukrainast ja Lätist, Leedust, Eestist esinejaid ja noored fantastilised andekad artistid ja loomulikult Inese Galante, imeline hääl Lätist. Kontserdil kõlas muusika ooperist džässini ning laval kohtusid eri põlvkondade ja riikide artistid. 2027. aastal liigub riikidevaheline jaotus edasi. Teaduse auhind läheb Leedu, arhitektuuri auhind Läti ning kunsti ja muusika auhinnad Eesti kandidaatidele.